Tere, armas, mina olen Triinu ja täna ma vastan sulle võib-olla sellele küsimusele, mis minu käest on küsitud, et kuidas saada uut reaalsust, et kui see vana elu mulle enam ei sobi, sa selles mõttes oled aru saanud, sa oled kas läbi põlenud, sa oled rapsinud ennast tühjaks, siis sa saad aru, et see elu ei sobi sulle enam ja sa tahad muutust teha, aga sa selles mõttes nagu ei tea, kuidas seda uut reaalsust saada. Et ega see uus reaalsus, milles mina täna elan, on tegelikult igapäevaselt kohalolu, rahulikkus, elu elamine oma rütmi järgi, oma ajakava järgi, mitte enam selles oravrapsimises. Et see ongi see pool, et ma ise loon oma elu, võtan vastu kliente, aitan neil vabaneda nendest programmidest, kus nad on kinni, sellepärast et kui inimesed on väga raskes kohas, tervised on läbi, siis mina võin täna seda öelda, olles ise seda kogenud, see on ellujäämine. Ja see tähendab tegelikult seda, et alateadvus, kes juhib meid, alateadvuses on programm, et vastutus võrdub ellujäämine. Ja inimene siis arvabki seda, et ta vastutab sellega, et ta käib kogu aeg ellujäämises, aga ise on ta väga tühi. Tal ei ole aega ennast armastada, tal ei ole aega endaga tegeleda, sellepärast, et tema enda sisemised blokeeringud on kinni, et tal võib olla madal enesehinnang, elujõu puudus ja need on kõik sellepärast, et energia inimese sees ei liigu. Aga ma näitan sulle uut kohta. Selleks, et luua uut reaalsust, on ülioluline tulla kohalollu. Iga jumala päev kohalolu. Et sa saaksid ühendust iseendaga, et sinu meel ei rapsiks ringi, vaid sa teedki selles mõttes kas praktikaid või sul on selles mõttes see, et sa tõmbad iseenda keskmesse. Sest tegelik tõde ongi see, miks meil on ärevus, depressioon, sest inimene ei ole ühenduses iseendaga. Tal ei ole see ühendus katkenud, aga ta on lihtsalt nii ära manipuleeritud, ütleme nii, et manipuleeritud, et ta ei julge üldse võtta vastutust oma valikute eest. Ta kardab teha uusi valikuid, sest kui sul on väga palju hirme, siis see tähendab seda, et sa võid olla nii madalas kohas, et sa ei jõuagi ega jaksagi midagi teha. Ja sellepärast, et neeruenergia on nii madal ja hirme on inimesel väga palju. Ja selleks on vaja inimesel reaalselt hakata oma hirme vabastama, et tulla ära oma jõusse ja väesse. Ja uue reaalsuse loomine on ikkagi see koht, kus sa hakkad iseenda sees tegema korrastust ja looma ühendust iseendaga, iseenda rahuga, kohaloluga, armastusega. Et sa ei tee seda, mida kõik teised nõuavad, tahavad, vaid sa teed seda, mida su hing tahab. Et see on see koht, uue reaalsus, mida su hing tahab teha. Nii et minu hing täna aitab inimesi välja nendest kohtades, kus neil ongi juba tervised täitsa seda, et näidata seda, aga kes sa ise oled, kes sa siin ise oled, mida sa siia oled tulnud tegema, et aidata inimene tagasi oma hingeteele. Nii et mina sain tagasi oma hingeteele ja nüüd on minu kord, et inimene hakkaks nägema elu suuremalt, hakkaks nägema enda maagilist elu, enda maagilist mina ja et ta saaks kogeda elus hoopis teist elu, et asjad lihtsalt juhtuvad. On see, mida sa selles mõttes, mis on su eesmärk, mitte võib-olla fookus, ütleme, et on parem, et kes sa soovid olla, et mina 10 aastat tagasi soovisin olla, et ma olen laval. See oli minu suurim soov. Et ma nagu tulen välja siit ja ma selles mõttes räägin inimestele, kuidas saada lavale,
kuidas muuta oma sisemised keskused ära, energiablokeeringud, hakata rääkima, sest inimene, kes siis on selles ellujäämises, siis ta ei julge rääkida, ta ei julge väljendada ennast, ta kardab avaldada enda arvamust, ta ei julge olla mina ise. Nii et see on nagu see koht, mida tuleb lihtsalt endas ära tervendada. Ja seda kohta ma aitangi. Sa ei pea üldse selles mõttes, sul peab olema ainult tahe muutuda, sest et kõige suurem hirm alateadvuses ongi muutumise ees. Ja see on vaja samamoodi ümber seadistada. Ma võtan täna sulle siia kaardid, et uue reaalsuse loomine, et sa saaksid aru, kes sa oled. Näed, siin on kaardipakk. Hingesõnumid Jumalannale. Et selles mõttes nii naised kui mehed tegelikult on, meie sees on alati naisenergia ja meesenergia. Ja kui sinu sees on meesenergiat hästi palju, nii nagu minul oli hästi palju, see tähendas seda, et minu sees oli selles mõttes tasakaalutus, sest alati naisel on hea, kui tal on rohkem naisenergiat ja natukene vähem meesenergiat, et ta saaks seda Jumalannaga ühendust, sest see tank naine, kes ma vanasti olin, seal energias oli väga raske olla, väga. Nii et minu igapäevane stressitase oli väga kõrge, läbipõlemine oli väga ränk ja sealt välja toomine oli väga sügav töö endaga, 0 tabletti, ainult töö endaga, nii et selles mõttes see ei olnud lihtne. Ja sinna ma viisin ju ise tänu sellele, et ma olin ebateadlik. Nii et teadlik inimene teab, kuidas ta soovib oma elu elada. Ja kui ta ei tea, siis ta küsib abi. Et ta ei jää sinna kinni ellujäämisesse, sest vastutus on vabadus ja vastutus on valik. Kui sina valid elada rahus, kohalolus, siis sina hakkad looma omale täiesti teist reaalsust. Sa lood sellega uue reaalsuse. Mina samamoodi. Ma ei rapsi igapäevaselt ringi, ma olen kohalolus. Minu elu väärtus on see, et ma olen kohalolus. Ma ei ole selles mõttes kellegi nagu alluvuses, ma olen iseenda elu loojas. Loon iseenda elu nii, nagu mina seda soovin. Nii et, ja see on võimalik kõigile. See ei ole ainult, see on vastutus, kus ma võtan valida olla mina ise, mitte keegi teine. Ma ei lähe kellegi rolli, vaid ma olen mina ise. Nii et võtan siit 3 kaarti, nii et vaatame selles mõttes, mis siit tuleb. Võta 1, 2 või 3, vaata, tunneta, mis sul tuleb praegust. Ma mängin seda mängu kaasa. Ja vaatame, mis siis tuleb. Nii, esimene kaart. Nii, teine kaart. Ja 3. kaart. Nii, esimene kaart. Nii, selline kaart. Ehk siis ma loen. Esimene, kes valisid, muutused on positiivsed. Naise parim omadus on oskus muutuda. Sa oled osav ümberkehastuja. Muutusi tuleb tähistada rõõmuga. Nad toovad endaga kaasa suuri õnnistusi. Lase vanast lahti ja jäta meelde vaid õppetunnid. Oota endalt ja elult rohkem. Ära rahuldu vähesega. Lase kõigel uuel end meeldivalt üllatada ja ole ise see vaimustav uus. Ainuke püsiv asi maailmas on muutus. Enamik inimestest seisab muutustele vastu, kuna kergem on jääda mugavusse ja turvalisse maailma, nii nagu seda tuntakse. Siiski muutus on elu vältimatu pärisosa. Seega ole parem valmis, kui ootamatus uksele koputab. Mida see tähendab? Võta muutused omaks, harjuta eneses paindlikkust ja kohanemisvõimelisust. Igasugune edasiminek töötab sinu kasuks.
Sinu kõrgema heaolu nimel sa oled kaitstud, kõik on hästi, sina kontrollid oma elu, sina oled oma olukorra kuninganna. Ja siin ta ütleb, et kristall on malahiit, muundumiste kivi, aitab kandjat muutuste tuules, pakub vaimse kasvu võimalust. Number 2. Nii, nüüd on näha nii. Harjutamine teeb meistriks. Sul on plaanis saavutada midagi, mis toob rõõmu sinu hinge ja südamesse. Vastus sellele on lihtne. Tegele oma eesmärgiga iga päev. Esialgu kasvõi väikeste beebisammudega edasi astudes. Sunni end seda tegema alustades tänasest. Asu täitma oma südame soovi. Alusta kohe uue hobiga. Kirjuta kõik oma unistused paberile ning alusta sellest, mis tundub hetkel kõige realiseeritavam. Ära unusta rõõmsat tõsiasja. Kui kõik su unistused on täitunud, saad sa uusi välja mõelda. See on elu kõige põnevam osa. Pealegi, kui tegeled enda südamesoovidega, muutuvad päevad järjest nauditavamaks. Rõõmsameelne olek muudab sind tootlikumaks, loomingulisemaks, armastavamaks ja vastutulelikumaks, kui suudad seda olekut teadlikult tihedamini luua. Saavutad rohkem ning sul on parem enesehinnang ja perspektiiv elule. Kristall, sodaliit, tekitab soovi ideaalse järele, muutes võimalikuks enesele truuks jäämise, toob sisemise rahu, sportlaste kivi stimuleerib vastupidavust. Nii et see kaart kõnetab, sest ma valisin ise selle sama, sellepärast et kui ma 10 aastat tagasi samamoodi võtsin endale siis nagu coach'i, kes siis aitas mul edasi liikuda, sest ma ise valisin seda, sest ma tahtsin kogeda elus midagi muud. Ja täna on siis see teine koht, mida ma teen, et samamoodi iga jumala päev teen seda, iga jumala päev. Nii et sina samamoodi, mis on sinu unistused? Et minu unistus oli voodist välja saada, siis ma hakkasin rahvatantsus käima, minu unistus oli rahvatantsu tantsida ja täna ma tantsin edasi, sellepärast et see on minu kirg. Aga minu vana mina ei teadnud ja ei tegelenud selle kirega, mis mulle endale meeldib. 3. kaart on loomus. Loomus paneb beebi roomama ja hiljem kõndima. Loomus on Jumalast antud. Ära lase nõrkusel ja ebaõnne harjumustel end orjastada. Sa pead võitlema halbade harjumustega, kuni saabub edu. Sul on võimalus soovida paremat, veel paremat. Sinu loomuses on edasi liikumine, paremuse poole, püüdlemine, võit. Voola elus edasi nagu kristall selge allikas, hoolimata millest ta läbi voolab. Vesi jääb ikka puhtaks ja paistab läbi. Lille loomuses on õitseda, linnu loomuses on lennata. Kolibri oskab ainsana lindudest lennata ka tagurpidi. Ta näitab sulle sellega, et võid tagasi oma minevikku vaadata, kuid ta õpetab ka, et sa ei tohi sinna jääda, sest sul on võimalus edasi liikuda. Oma olemusega õpetab kolibri sulle unistuste poole püüdlemist, julgust ja tervislikku sõltumatust. Tema tiibade liikumine moodustab lõpmatuse sümboli. Liigu oma kire poole entusiasmi ja keskendumisega. See on su loomuses. Kristall, hemiforiit õpetab manifesteerima su kõrgemaid potentsiaali, tõstab enesekindlust, toob ellu õnnetunde. See on ülioluline. Nii et tegelikult need kõik 3 kaarti, kui sa juba endaga tegeled ja saad aru, et esiteks, sinu keha ei valeta, kui sa täna tunned ärevust, see on nii ebameeldiv tunne, see on nagu nii räigelt ebameeldiv tunne ja see tähendab seda, et sul tuleb kohe tegeleda hirmudega. Ainult hirmudega, õppida neid vabastama, küsi abi, on olemas kõik info, et sa vabastad iga päev, ei ole olemas ühte kindlat mingisugune võlulauset, et surra-murra, ma olen terve, ei ole. Sa hakkad ise ennast sealt välja tooma. Ma olen seda teinud täpselt samamoodi. Annan sulle järgmised sammud, et sa saad aru, et muutuda on võimalik.
meil ei ole vaja mitte midagi, kui ainult on vaja teada saada, et muutumine on okei ja muutumine toobki sind sinna kohta, kus sa võidki olla üks päev täpselt samas kohas, laval, rääkida oma lugu, saada aru, mida sa tulid siia maa peale tegema, olla mina ise päriselt. Nii et muutused on positiivsed, esimene kaart, harjutamine teeb meistriks